aitäh. Palun, ja kui keegi tahab minna vaadata upcreatelife.com lehele kursuseid, siis minge tutvuge, meil on seal igasuguseid põnevaid kursuseid saada, nüüd tuleb kogu juurde. Aga tuleme nüüd nende teemade juurde, et kuidas siis sõltuvus, ärevus ja depressioon. Mis case nendega on, sa natuke oled siin põgusalt natukene ka jaganud, aga peatuks just selle poole ka, et kuidas nendega päriselt toime tulla ja mida tegid sina, mis on töötanud, mis ei ole töötanud ja mida oskad soovitada inimestele, kes ennast tunnevad selles kohas, et seda maailma on liiga palju. Jaa, ma ütleks, et see on päris suur teema, aga ma jällegi, ma ütlen niisuguse asja välja, et ma ei õpeta mitte midagi, aga ma jagan enda kogemust ja kui sa saatsid midagi endaga kaasa võtta, siis ühesõnaga, ma panen siia kokku teadmised, mida ma olen raamatutest võtnud ja enda kogemusest ja vaatame siit kaasa saad võtta. Ühesõnaga... Sa räägi, ma panen läbi selle telefoni laadima. Jaa, ühesõnaga, ma kus ma alustan? Ma alustan siis, nagu ma mainisin ennist, siis mina alustasin oma sõltuvuslike käitumistega ja suitsetamisega juba 12-aastaselt ja ma ei pidanud seda alguseks probleemiks üldse, aga sellel hetkel ma mäletan, kui ma hakkasin selle vaimse maailmaga kokku puutuma, see oli siis Austraalias hingamiskursust tehes ja siis sinna retriidile esimesel minnes, siis seal nende inimeste seltsis ma kuulsin siukest lauset nagu, et kuna ennem sinna retriidile minekut ma tegelikult jätsin kõik asjad maha, see oli minu jaoks siuke esimene periood, kus ma olin pool aastat nagu täiesti puhas nagu kõigest üle väga pika aja nagu, et muidu oli siukene pidev vine kogu aeg sees olnud ja ikka selles mõttes mitte, ütleme pidev vine, seal oli mingid päevad ja nädalad võib-olla ei olnud, aga see oli ikkagi siukene järjepidev mingi kas siis selle savu või nikotiini tarbimine mingil kujul. Siis see lause, mis sealt kõlama jäi, oli see, et see ei ole austav käitumine iseenda keha suhtes, et miks sa peaksid midagi sellist tegema ja nagu nii julmalt iseenda hingetemplit kohtlema. Vot niimoodi oli see lause. Ja selles mõttes, et see kõlab ju täiesti loogiliselt, et muidugi miks sa peaksid siukest asja tegema, aga kuidas see lause või nagu minule mõjus oli see, et okei, kui ma seda moodi käitun iseendaga, siis see tähendab seda, et ma teen midagi valesti, et ma käitun valesti. Ja see, kui ma ütlen, et ma teen midagi valesti, see on juba hinnang tegelikult ja see sama hinnang on energeetiliselt klammerdumine või nagu selle asja nagu enda ligidal hoidmine, mitte lahti laskmine, see on nagu põhimõtteliselt kinni hoidmine, see on otseses mõttes. Tol hetkel ma seda muidugi ei teadvustanud, aga sellega ma jõudsin siis kohta välja, mis oli nüüd siin eelmisel aastal ja nagu ma ütlesin, ma olin vahepeal pool aastat täiesti ilma, aga ikka ja pärast seda, kui ma olin pool aastat olnud täiesti puhas, ikka nagu seest nagu oli see, et võiks nagu ühe korra jälle nagu proovida seda savu ja nagu lahe oli kunagi teha ja nii edasi, et savi ma teen siis ühe korra, sellest ühe korrast sai siis 6 korra ja nädalas korra ja lõpuks jälle iga päev. Ja lõppude lõpuks siis, kui ma hakkasin uuesti mõtlema, et okei, et ma ei taha teha, aga miks ma teen, kui ma päriselt ei taha teha, et mul on niimoodi, et nagu näiteks ma tõmban mingi seda Al Capone'i, seda sigareti, ma tõmban seda ja siis ma tunnen ennast nii sitasti sellepärast, et ma nagu panen endale puid alla, ütlen, et minuga nagu, et ma ei taha teha, aga ma teen seda, see on nagu siuke nagu meeltesegadus, sa ei saa aru, et nagu kuidas see on võimalik, et ma südamest, ma siiralt ma ei soovi seda paska teha, nagu põhimõtteliselt pask on juba samamoodi hinnang, aga ma ei oska nagu seda maha ka jätta ja eelnevalt ma olin mõtlenud, et okei, ma olin 2 mingi väga suurt lapsepõlve traumat nagu justkui nagu lahustanud, et justkui nagu enda arust väga võimsalt ennast mingil määral siis nii-öelda tervendanud, aga ikka ma nagu olen jälle siin august tagasi. Ja siis eelmine aasta Taisse minnes, siis ma mäletan, ma käisin veel Raivo Johansoni raamatut ostmas sellel järgi ja siis seal samas, kui ma raamatupoodi järgi läksin, siis ma nägin, seal oli sõltuvustest vabanemine raamat. Ma läksin sealt poest välja ja hakkan tõuke ratast võtma ja siis mõtlen,
kurat, et ma pean selle raamatu ikka minema ostma. Lähen sinna poodi tagasi, mingi 8 eurot ka suur paks raamat 2 Ameerika autori poolt, kes nüüdseks on pannud Malibus püsti iseenda siis rehabilitatsioonikeskuse, kus inimesed lähevad põhimõtteliselt 100% selle tulemusega sõltuvuste vabalt ära. Ehk siis, ja see on isa ja poja poolt kirjutatud, poeg oli heroiinisõltlane 10 aastat. Ja seal nad räägivad kõikidest nendest piiravatest tähendustest, mis me paneme, et see inimene on haige, kes seda teeb, sellega on midagi valesti ja hinnangud ja kõik need, ehk siis seda raamatut lugedes esimene kild, mida ma sealt sain, mis on väga oluline, on see, et see võib kõlada jaburalt, aga see sõltuvus on tegelikult mingil määral kingitus. See on kingitus sealt maalt, kui sa jõuad teisele poole välja, sest siis sa saad selle nagu kingitusega justkui nagu kontakti või see, et miks sa siukse kogemuse võib-olla oled iseenda ellu nagu loonud ja valinud. Ja kui ma seda lugesin nagu, siis see andis minusse siukse, et okei, et mul on inspiratsiooni ja seda, et päriselt nagu kokku võtta ja minna sellest protsessist läbi. Et ma ei tee seda lihtsalt selle jaoks, et kuidagi olla parem või olla jälle mingi puhas või inimene, ma teen seda iseenda jaoks, et avastada iseenda kohta midagi, millest ma ei ole veel teadlik. Ja see andis mulle nagu inspiratsiooni. Ja siis järgmine samm, ja millest ma ennem seda teadlikuks sain, oli siis see, et see sama hinnangute panemine tuleb lõpetada selles osas, et kas sa suitsetad või üldse tarbid mingisugused ained ja nii edasi, sest nagu mina panin iseendale puid alla ja see võttis, ma arvan, mul mingi 5 kuud aega, et nendest hinnangutest lõpuks lahti öelda. Te võite küsida, kuidas ma seda tegin. Sõltuvustest vabanemine, ehk siis iga kord, kui ma näiteks seda mingi suitsu siis ette panin ja tõmbasin seda, siis kui ma märkasin enda peas, et ma nagu mis vahet pole, mis hinnang see oli mingi, et mingi, toon näite, mõttetu vend või mis iganes, siis seal oli vahet pole, mis see lugu isegi peas on, see alati tuleb mingisugust tundest, mis su kehas on. Ja selle asemel, et minna sellesse loosse sisse ja nagu käia seal rattas ringi, ma tõin kogu aeg tähelepanu kehasse ja nagu hingasin kõhtu. Ja põhimõtteliselt 5 kuud võttis aega, aga 5 kuu vältel ma lõpuks, ma jõudsin selle tunde nii ära lahustatud, et kui ma üks päev see oli siis, kui ma olin juba raamatuga enam-vähem lõpupool, väga sünkroonselt kõik see asi nagu voolas. Ma võtsin selle ühe suitsumafia, see oli nii pasa maitsega lihtsalt, kuigi ennem see maitses nagu tõeliselt hästi, ma mõtlesin nagu, kuidas see nagu nii sitt on. Siis mul oli see, et okei, nüüd sellest hetkest mul oli nagu, et nüüd on kõik. Ja sealt järgmine samm, mida ma sain aru, on see, et kuna sõltuvus ei ole mitte kunagi ise probleem, vahet pole, mida sa tarvitad, siis et sellest vabaneda on vaja leida üles juurpõhjus. Ja juurpõhjust on mingi piirav programm, mingisugune tunne, mingisugune juuruskumus, mida me oleme siis lapsepõlves omaks võtnud. Ja see sõltuvus on lihtsalt toimetulekumehhanism, et selle tundega toime tulla, sest seda on nii palju, ma võiks öelda. Ja ennem, kui seda juurpõhjust saad üldse otsima minna, on vaja saada lahti psühholoogilisest ja keemilisest sõltuvusest, mis tähendab seda, et see 2-nädalane kuni 6-ajane periood on sõna otseses mõttes vaja läbi teha, kus sa nagu sa ei tarbi. Ja ma olen isegi, kui ma vaatasin YouTube'ist videosi, seal on osad mingid arstid, kes annavad siukse soovituse, mida ma olen proovinud ja ma ütlen, et see ei toimi. See on täiesti mõttetu soovitus. Võib-olla kellegi jaoks toimib, minu jaoks on, ma ütlen, täiesti mõttetu. On see, et sa hakkad vähehaaval nagu vähendama. Nagu ütleme, et teed 5 ja siis teed 4 suitsu päevas ja 3 ja 2, aga sa ikkagi ju tarbid seda ainet, sa ikkagi ärritad ennast ju. Ja siis lõpuks oled seal ühe peal, siis see nagu ärrituvus on nii suur, siis on see savi, ma lähen paki peale tagasi enam. Vähemalt minu puhul see toimis niimoodi, et see on nagu täiesti mõttetu, mida ma sealt raamatust lugesin, on see, et sa jätad päeva pealt maha ja selle asemel, et rahustada enda närvisüsteemi selle ainega, meil on võimalik minna näiteks nõelravisse, minna joogasse, teha hingamist, teha meditatsiooni, süüa taimset toitu, mis on kerge kehal, juua puhast vett, ma ei tea, minna laulma, kõik need on tegelikult närvisüsteemi rahustavad tegevused ja seda ma tegingi. Ma olin täpselt Tais Kopangani saarel, kus on põhimõtteliselt niimoodi, nii imeline juhus, kus sa saad minna internetileheküljele ja seal on töötubas ja paksult täis.
ja ma hakkasingi iga hommik tegin 5 minutit, iga õhtul 5 minutit meditatsiooni, et mitte nii närviline olla, sest ikkagi see on nagu väljakutsuv protsess, siis ja samamoodi nõelravid, kõik need asjad, mis ma nimetasin, ma täitsin oma päeva tegevustega, millega tegeleks üks tervislik ja nagu elujõus inimene. Ja see on üks ülioluline aspekt selle juures on see, et selle füüsilise reaalsuse keel on tegutsemine. See ei ole lihtsalt istumine. Ja selle jaoks, kui sa tahad, ja selle jaoks, et nii-öelda siis vahetada reaalsust või kogeda teistsugust reaalsust, on sul vaja inimesena mõelda, tunda ja tegutseda teistmoodi, isegi kui väline reaalsus ei muutu. Ja kui sa teed seda tingimusteta nii, et sul ei ole vaja, et see väline reaalsus muutub, siis ta muutub. Ja samamoodi oli mul see ka, siis mul oligi, ma toitusin tervislikult, ma jätsin need asjad maha, ma käisin nendes ringides ja 2 nädalat hiljem ma vaatasin selles leheküljel ringi töötubades ja ma lugesin samal ajal raamatust just, et üks viis, kuidas saada juurpõhjusteni minna, on näiteks hüpnoteraapia. Ja täpselt järgmisel päeval esimene asi, mida ma nägin hüpnoteraapia, samal päeval on töötuba, läksin sinna kohale, tundsin meeletut sidet selle naisterahvaga, kes nagu ta ei teinud seda seanssi seal otseselt, aga ta tegi, ühesõnaga ta juhatas seda sisse ja ma tundsin mingid lained käisid kehast läbi ja nagu pisaraid tuli vahepeal ja siis mul oli selge, et okei, mul on vaja selle naisega töötada, lihtsalt nagu teadmine. Seanss maksis 520 €. Kas mul oli seda raha? Ei olnud. 2 päeva pärast oli mul see raha olemas ja sellest 2 nädala pärast olin ma selle seanssi ära teinud ja siis tuli see sama koht nähtavale, mis ma mainisin selle rulluiskudega seoses, et mul polnud õrna aimuga, aga ma tegelikult tundsin ennast väärtusetu inimesena, ebapiisavana ja koormana. Ehk siis, kui see nüüd kõik lühidalt kokku võtta, hinnangute lõpetamine, lõpetad hinnangute panemise iseendale, vabaneda keemilisest ja psühholoogilisest sõltuvusest ja siis leida üles see juurpõhjus, mille pärast sa üldse seda teed. Ja selle jaoks võib kasutada erinev teraapiavorme, hüpnoosi, nagu mis iganes su ellu tuleb. Kas see on mugav protsess? Kindlasti mitte. Ja kehastada seda inimest, kes on juba terve. Mitte seda, et ma ikka käin kuskil kõrvalt, vahepeal teen mõne üksiku suitsu. Et minu jaoks see toimis. Ja see ongi nüüd huvitav koht on see, et ma lahustasin tegelikult 2 väga suurt kihti juba ennem ära, kuid sellest nagu ei piisanud. Ja ma tooks siia lõppu veel väga olulise asja on see, et kui sa mingisuguse sõltuvusliku käitumisega lõpetad, siis väga oluline asi, mida teha, on see otsus, sihikindel otsus, et sa ei tee mitte kunagi, võta mitte ühtegi tilka või mitte ühtegi maffi pärast selle trauma vabastamist. Et ma julgen öelda, et see põhjus, miks ma alustasin uuesti, oli lihtsalt see huvi, et et kas ma saan veel teha seda ühe korra. Aga tegelikult on see, et kui sa oled kunagi mingist asjast sõltuvust olnud, siis sul, nagu seal raamatus kuidagi kirjutas, oli see, et su ajukeemia ühesõnaga reageerib sellele ja sa kukud nagu kohe sinna vanasse mustrisse tagasi, sest need nii-öelda närviteed, ühesõnaga ma ei oska seda täpselt ümber sõnastada ega parafraseerida, aga fakt on see, et sihikindel otsus, et mitte enam tarvitada neid asju, sest sellega sa lähed sinna tagasi, isegi kui sa oled selle juurpõhjuse tegelikult lahustanud. Aga fakt on see, et kui sa selle juurpõhjuse ära lahustad, siis sul ei ole vaja tegelikult mitte midagi teha, sa tunned ennast nii hästi, saad sa aru, mul oli selline lapsikuse tunne tuli tagasi nagu rõõmus, muidu ma käisin nagu pahurana ringi ja ma ei saanud aru, et miks ma olen nagu pahur nagu pidevalt nagu ilma ühega põhjuseta ja nagu mind ennast ka mõtlesin, et nagu miks ma selline olen, et mingi inimesed on rõõmsad mu ümber, miks ma ennast pahurad on ja ma ei osanud selle peale nagu, ma ei teadnud miks ja see oli nagu, isegi kui ma tahtsin õnnelik olla, siis ma olin õnnelik ainult siis, kui väljast mingi olu tuli minu jaoks, mida ma väga tahtsin, olgu see siis, ma ei tea, lauamängu mängida ja savu tõmmata või mis iganes see minu ego meil siis tahtis, et mingit moodi ennast rahustunda, aga tegelikult all oli pidev kogu aeg sükene ebameeldiv tunne. Et ma näen, et see on esiteks väga-väga oluline ja teine asi, mida väga oluline teadvustada on see, et pärast asjade maha nagu nende sõltuvuslike ainete loobumist, kui me
käime keskkonnas ringi, näiteks ümbritseme ennast mingite sõpradega, läheme kuskile peole ja kui keegi suitsetab või joob seal, siis keskkonnal on teatud triggerid ehk siis mõjud. Ja see võib tunduda, et see ajab sul isu peale, aga sellel hetkel on oluline teadvustada, et see on lihtsalt väline päästik. See ei ole sinu sõltuvus enam, see on lihtsalt närvisüsteem reageerib sellele ja sellel hetkel, kui sa näiteks mida mina tegin, kui ma olin peol, niimoodi, et kõik inimesed jõid seal ja ma ei tea, tegid ükskõik mida, mina olin siis nagu kaine. Siis kui ma tundsin ennast väga ebamugavalt, siis ma läksin lihtsalt taha tuppa, ma magasin tund aega, ma tulin tagasi ja mul oli nii hea olla, et nagu tundus, et mina olin seal mingi laksu all võrreldes nagu teistega lõppkokkuvõttes. Ja see on nagu, see on kirjeldamatult nagu nii hea tunne, et sul ei ole mitte midagi vaja, et lihtsalt tunda ennast hästi ja see on nagu täiesti see on seda väärt, et sellest protsessist nagu läbi minna, et sa ei sõltu mingist asjas, et su maailmas oleks värve ja et sa tunneksid ennast hästi ja väärtuslikuna ja nii edasi. Et see on omaette protsess, aga mina näen, et need on need kõige olulisemad teadmised ja sammud, et seda kogu teed läbi käia.